Tere, mina olen Maria Murumaa-Mengel ja mina olen üks nendest inimestest, kes kirjutas selle raamatu. Ja õpetajad, teie tõenäoliselt juba teate, et digipädevus, infopädevused, info- ja teabekeskkonnad, tehnoloogiaga seonduvad ja innovatsiooniga seonduvad teemad on kõik teie lauale maandunud, sest digipädevuste õpetamine on tänaseks ju sisse kirjutatud meie õppekavadesse kõige pisematest alates. Aga õppematerjale võib-olla vahetevahel on natukene raske leida või vähemalt midagi sellist, mis jookseks suure komplektina. Me tulime teile appi. Ehk siis valmis on saanud ja tõenäoliselt ka teie kooli juba jõudnud selline raamat, mille nimi on Suur digiseiklus. Selles raamatus on 10 peatükki, kus seikleb väike tüdruk Jette koos oma onuga, kelle hüüdnimi on väike onu, ehk juba siit te näete, et on kohutavalt pikk, aga mõned asjad ongi elus sellised tagurpidi. Ja selles 10 peatükis saavad lapsed ja võib-olla ka täiskasvanud rohkem teada igasuguste erinevate teemade kohta, mis seostuvad meie digieluga. Seekord läbi mängude. Näiteks saame me teada, kuidas panna tugevat parooli oma erinevatele digiseadmetele või oma kontodele, aga räägime ka näiteks sellest, kuidas toimida siis, kui laps on sattunud suhtlema pahatahtliku täiskasvanuga, võõraga. Räägime YouTuberitest ja sponsoreeritud sisu äratundmisest, aga räägime ka kehakuvandist ja kuidas näiteks sotsiaalmeedia võib panna meid arvama, et kõik teised on nii ilusad, aga miks siis mina ei ole nii ilus. Ühesõnaga, 10 erinevat teemat, mis kõik üht või teistpidi kas on või saavad tuttavaks lastele, kes digiseadmete ja digikeskkondadega kokku puutuvad. Jette, sa oled väga vapper tüdruk, et sa võõraga kaasa ei läinud ja kutsusid kohe abi. No see lugu läheb siit veel edasi, aga mõte on selles, et kui on mure, siis ei tohi sellega üksi jääda. Kuidas seda raamatut näiteks võiks tunnis kasutada? Eks teie teate muidugi paremini, aga mõned mõtted meie poolt. Näiteks võite te neid peatükke koos lugeda ja seejärel, kuna iga peatükk lõpeb sellise kokkuvõtva õpetliku osaga ja arutelu küsimustega, siis võite võtta vabalt endale aega, et koos lastega laste digielust rääkida. Samuti leiab raamatu lõpust rohkelt töölehti, mida lapsed saavad lahendada, värvida, otsida õigeid vastuseid, teate küll, kõik võimalikke erinevaid ülesandeid, mis aitavad neid õppetunde paremini kinnistada. Ja miks mitte mõni nendest arutelu küsimustest jätta ka koduseks tööks, mida küll lastele võib-olla väga palju ei tahaks jätta, aga see võib olla selline põnev, räägi oma vanaemaga, räägi oma isaga tüüpi ülesanne. Võtame näiteks kohe esimese peatüki esimene arutelu küsimus sobib väga hästi selliseks ülesandeks. Mille jaoks saab digiseadmeid kasutada? Mida sinu vanemad seal teevad? Mida lapsed seal tavaliselt teevad? Hullult põnev jutu teema ju, kas või õhtusöögi lauas ette võtta ja hiljem koolis koos rääkida. Kõik materjalid leiate te sellest raamatust, aga lisaks ka www.suurdigiseiklus.ee, kus on rohkelt muudki materjali teie jaoks avastamiseks. Julget peale hakkamist!